Tere tulemast vaatama uut videot. Mõtlesin, et teen intro ka sellele videole ära. Ma hakkasin seda just praegu juba monteerima. Et vaikselt liigume sinna suunas ja mul ei ole sissejuhatust tehtud. Nii et teen praegu. Kell on päris õhtu, kell saab 9 kohe. Selle tõttu on ka siin üsna halb valgus. Aga ma loodan, et ei ole hullu ja mul hakkab hääl keeramine päeva lõpp on. Aga selles videos ma näitan teile siis, kuidas ma teen selle suure puuri oma merisigadele. See on siis inglise keeles öeldakse selliste puuride kohta CNC cages. See on kõige soodsam võimalus teha oma lemmikutele, eelkõige siis merisigadele, nagu piisavalt suur ruum neile. Ja mul oli tegelikult ennem merisigadel ka selline puur. Siis tuli neil, või ma sain teada see koht, kus ma nad võtsin. Nad tulid mulle, kuigi see oli kasvataja, ma ei võtnud nüüd lemmikloomapoest, siis nad tulid mulle täidega. Ja see täiravi on reaalselt nagu mitu kuud kestnud ja nüüd on seal lõpuks läbi täielikult. Ja et üks see nii-öelda miinuskoht siis selle CNC puuri puhul ongi see, et sellega ma ei oleks saanud või see oleks tohutult ajakulukas olnud seda teha siis niimoodi desinfitseerida, nagu ma pidin seda tegema. Ehk siis ma ostsin Fairplastist siis sellise ajutise puuri, mida te ka siin videos näete, mida te ennem olete võib-olla näinud, märganud. Aga selles mõttes mulle palju rohkem meeldib kasutada seda puuri, mida ma nüüd loon ja mis meil siis ka ennem oli. See on lihtsalt nagu mugavam, seda on võimalik neile teha väga suureks. Ma juba olen praeguseks hetkeks natuke hakanud nagu sättima selle asju ja mulle nii meeldib see, et see puur on nii suur, nii mahukas. Neil on nii äge seal joosta, ma saan nii palju igast ägedaid asju neile sinna panna. Ja ma näitan teile siis selles videos, kuidas ma seda teen. Ma näitan nii palju, kui vähegi võimalik on, aga ma panen kõik õpetusvideod, mille järgi tegelikult mina üldse teen. Panen siia video kirjeldusse, nii et kindlasti mine vaata sinna. Seal on ka kõik lingid, kust Eestist leida neid puuritarvikuid, asju osta. Et ma olen Merisigala Facebooki grupis siis ka jaganud seda puuri näiteid ja väga paljudele inimestele soovitanud. Ja nii mõnigi notšu on niimoodi saanud endale väga ägeda kodu. Nii et ma loodan, et sellest videost on ka kasu. See on mul ka võib-olla siuke hea koht, kuhu inimesi saata, kui küsitakse mult, et kuidas sa kasutad, mida sa kasutad, et siis iga kord ei jõua nagu kirjutada pikalt lahti ja võib-olla natuke on raske seda hästi lühidalt ka seletada, nii et siis mul on hea, et okei, kui sind päriselt see asi huvitab, siis tule vaata seda videot ja siin ma kõike seda jagan, et jah. Nii et head video vaatamist, kui sa saad sellest mingit kasu, mul on super hea meel, pane palun like sellel videol, ole nii armas, telli mu kanalit, sest järgmisena on tulemas see, kuidas ma oma merised kokku panen, kuidas see kõik läheb, kuidas neile see uus puur meeldib, et see tuleb siis järgmises videos, aga siin siis näitan ja peamiselt see video on selleks just, et näidata enam-vähem ära, kuidas ma seda tegin ja siis panna need lingid kõik ühte kokku videokirjeldusse, et neil oleks kerge neid leida ja minul kerge siis teile jagada seda infot, see on kasulik, ma olen tundide viisi seda uurimustööd teinud, need asjad leidnud. Video vaatamist sulle. Olen teinud sellise lõikamisjuhendi, täpselt siis sellest, palju mul vaja on ja mis see tükk mul siin praegu on. Hakkangi siis selle järgi kõigepealt mõõdan, märgin ja siis lõikan selle vaibanoaga. Ja selle puhul on siis oluline see, et see pool, kus on siis kile peal, see on see, mis on siis kõigele kindel nii-öelda, mis siis paremini talub seda uriini, puhastust, kõiki asju. Et sealt on näha. Ehk siis see pool peaks jääma merisigade poolele ja see teine jääb siis alla. Ja see on 4 mm kihtplastik. Ma panen kõik lingid on ka siis videokirjelduses. Ja nüüd ma hakkangi siis selle järgi seda mõõtma. Ja see siis oleneb sellest, et palju sa tahad jätta ääreks ja kui suur see puur üldse nagu tuleb. Et selle sisemõõdu ma vaatasin üle, mis see siis täpselt on, kui panna need puur kokku, et see on nagu mõõdetud. Ja ma jätan siis siia tahapoole, mis läheb siis nii-öelda sinna seina poole, sinna jätan nagu suurema ääre
selle ja siis siia tulevad siis väiksemad ääred. Nii et kogu selle kihtplastiku ma kasutan siis ära. Päris alguses näete siis seda, kuidas ma lõikan reaalselt mõlemast kihist läbi, et eraldada see väiksem tükk, et oleks lihtsam siis mõõtma hakata, sest see suurem tükk lähebki reaalselt, kõik osa läheb kasutusse. Et markeerimiseks kasutan siis veekindlat markerit, see sinine kile tuleb sealt pärast ära, nii et seda reaalselt põhjale näha ei jää. Ma mõõdan mitu korda üle, vaatan, mõtlen, kuidas ta täpselt sinna paigutub, on ju, esialgu tegin natuke valesti, parandasin, et seda tasub hästi rahulikult teha, sest et kui sa lõikad valesti, siis on ära viskamisse see asi. Et jah, ja soovitan väga vaadata siis tõesti seda õpetusvideot, seal räägib rahulikult ära, mis pidi lõigata, kuidas lõigata. Kihtplastiku puhul siis on oluline see, et sa esimese lõike teedki kõik ainult ühele poolele, sellele sinine poolele, kõik lõikad ühe korra läbi, siis sa saad seda hakata murdma ja siis need nurgakohad, kust siis teise alla läheb see plastik, siis need kohad lõikad teist poolt siis teisipidi pöörates alles täielikult läbi. Ehk siis see õpetusvideo, mida ma lingin, see on tõesti väga hea, mina teen ka selle järgi. Lihtsalt mul ei olnud võimalik nii täpselt seda filmida, sest samal ajal ma käisin vahepeal last uuesti magama panemas, kõik need asjad siin video taustal juhtus väga palju asju. Et ma tõesti filmisin nii palju, kui ma sain. Ja ütlen veel kord, et need lingid on siis nii-öelda olulisem osa võib-olla sellest videost. Nii et vaadake sealt kõik ilusti järgi ja kindlasti saate ka hakkama. Nii, ma sain lõigatud ja ma ei saanud seda päris lõikamisprotsessi näidata, sest ei olnud võimalik filmida lihtsalt see hetk, aga ma koristasin kõik ära ja ma hakkan vaikselt midagi natuke kokku panema. Nemad on ilusasti siin, et lihtsalt, et natuke nagu, kuna ma nädala sees tahan seda asja teha, siis mul ei ole nädala sees nii palju aega, praegu on nädalavahetus, nii et ma siis vaikselt hakkan kuskilt osast. Nii, ja põhjus, miks ma vaheprotsessi filmida ei saanud, oligi see, et mul ei olnud seal valgust ja ma jäin väga õhtu peale selle tegemisega ja kõige raskem nii-öelda osa praegu seal on siis tehtud, just see trepi alla, kõik see, kuidas üldse mõelda see lahendus täpselt välja, et kuidas ma teen, et see sai kõik sellega tehtud ja mul on nüüd ilusasti see lamp ka on ilusasti valge, et see kõik on kenasti tehtud. Nii, näitan natuke seda puuri ka veel siis lähemalt, et ma praegu, kuna me saime nüüd selle valgustuse sinna ära, on ju, siis ma tulen ja tõmban veel nende kaabli kinnititega siis need mingid kohad nagu turvan veel üle. Ma ei pane siit nagu täielikult kinni, sest ma tegelikult tahan, et ma saaks neid siit nagu lahti võtta, et ma saan käia vajadusel siit alt siis tolmuimejaga võtmas. Ideaalis tegelikult siia alla saaks väga hea hoiuruumi tekitada, siit alt võiks tegelikult põhimõtteliselt kõik lahti jätta, aga kuna mul on väikesed lapsed ja poeg juba käis siin all mängimas ja nii edasi, siis ma ei taha, et väiksem poiss nagu siia alla väga roniks, sest siin ikkagi need on nagu veidi sellised nagu teravad, et kui siia ikkagi otsa kukkuda, siis võib haiget saada. Et siis kui ma teen, siis ma teen alati, et ma jätan need kõik nagu sisse poole, et siis ütleme, kui poiss tuleb nagu siia, siis ta on piisavalt stabiilne, et ta ei aja seda puuri kuidagi ümber, see ei ole talle ohtlik, see ei ole merisigadele ohtlik, on ju, kui koer peaks siia peale hüppama ja nii edasi, et siis on see kõigile nagu turvalisem niimoodi. See teeb minule koristamise raskemaks, aga see selleks, et see on ajutine niikuinii, et ma arvan, mingi aasta pärast on juba noorem poeg ka piisavalt vana, et ta kuuleb, kui ma ütlen talle, et ära mine sinna. et siin on ka näha, et ma olen nagu tõmmanud juba tugevduseks veel nagu kinni. Et siis ei teki sellist asja, mis seal praegu on tekkinud. Et niimoodi nagu veidi lahti läheb. Et ma räägin, et poiss on siin all mänginud, et siis ta läheb vastu peaga, seal liigutab seda puuri, on ju, et siis võivadki need asjad nagu lahti minna, et selleks need kaablikinnitused ongi nagu head, et need tugevdavad veel puuri üle. Et nüüd ma üritangi, mul jäi 2 seda paneeli veel, et ma teen jälle natukene puuri edasi, tugevdame selle koha ära ja siis, kui ma homme võtan siis lattepuuri lahti, siis ma saan põhimõtteliselt teha selle puuri nagu valmis ja vot niimoodi. Nii, ja nüüd ma näitan seda, kuidas ma eemaldan kiled.
puhastan ära ja panen küljed kokku. Lisaks ma näitan seda, kuidas ma kasutan äärekaitsmeid. Kõik lingid jällegi on all olemas. Need äärekaitsmed aitavad selle vastu, et midagi ei läheks sinna kihtplastiku vahele. Jällegi muudavad ka mugavamaks. See kihtplastiku serv on üsna terav. See võtab selle kõik ära. Näitan korraks ka, et siin selle tüki puhul ma panin need küljeliistud siis varem külge, enne kui ma need nurgad kokku teibin ja niimoodi oli siis palju lihtsam neid siia panna.